hommikust. Tänane hommikusöök on mul küpsisestort, mida ma tahtsin tegelikult eile süüa, aga ma olin liiga väsinud selleks, et ma jätsin selle hommikusse. Nii et alustame tänast päeva väga magusalt. Käisin juba pesus ära, sest et mu juuksed olid eilsest võistlusest lihtsalt nii pusas ja rõvedad ja keelised ja mida kõike veel. Ja no see ei läinud mitte kuidagi. Nüüd ma natukene naudin oma hommikusööki, joon vett. Ma ei tea, kas ma matšat juua vahepeal teha ja siis tuleb juba emme mul järgi ja lähme teeme need küüned korda, sest et need on natuke jubedad praegu. Ma võin teha need, no nad said natuke liiga pikad seekord, et siin on juba pragu sees ja selles mõttes, kuna mul on oma natural küüne peal lihtsalt nagu keel, siis sellepärast ka ta on nagu, kuna nad on liiga pikad, siis tuleb probleem ja mul teisel käel on üldse ära. Nii et ma tahaks midagi teha sellist viisakat, sest et me läheme täna Brüsselisse. Näitan teile küüsi, mis emme tegime. Värvi isegi ei pandki peale lõpuks, sest et ta pidi kinni jõudma, aga mul isegi selline nude variant meeldib, et see on tagasihoidlik, lihtne, aga hoolitsetud. Ja nüüd ma kodus panin endal lihtsalt listi kirja, mis mul asjad vaja kaasa võtta on. Tõin kohvri ka vahepeal ära, aga selle listiga ongi hea, et nagu mul on kõik silmad ees, mis mul veel puudu on ja mida ma pean välja otsima veel, mis on olemas. Nii et ja, ma hakkan lihtsalt vaikselt pakkima. Mu kotid on nüüd loodetavasti koos. Ma nüüd tšekin üle, kas mul kõik asjad on olemas. Ja siis ma teen endale matša ja siis mul tegelikult veits on vist aega. Nii, jah. Nii, leidsin ühe asja, päikseprillid. Konstatiivkaamera. Lepo. Ei, ma ei tea, mis mul on literaali iga kord, kui ma nagu nüüd ma viimastel aastal olen saanud nagu tänu oma sotsiaalmeediale palju rohkem reisida. Iga kord, kui mingid reisid ja asjad on olnud, siis mul on nagu selline tunne, nagu ma väljuksin, ma ei tea, maalt ja lendaks kuule ja 10 aastat oleks seal ja tagasi nagu lähiajale tule. Selles mõttes, et nagu tegelikult ju ei ole nii hull. Ma üritan endale nagu mõtestada, et tegelikult ju ei ole nii hull, kui midagi maha jääb. Kõige olulisemad ongi pärast sul on pass ja ID-kaart või siis mingid dokumendid ja raha. Et kui sul tegelikult ju nagu need asjad on olemas, siis sa saad osta ülejäänud. Et isegi kui sul jääb mingi hambari või asi maha, siis tegelikult ju need poed seal tihtipeale on isegi palju paremad kui Eesti omad. Et ei ole nii hullu midagi, lihtsalt alati on see, et tahaks ju olla kõigeks väga valmis. Nüüd peaks küll kõik olemas olema. Tegin endale matša. Naudin oma matšat praegu ja siis ongi minek. Sa saad vist halva selle näo panna, Karl. Kriimustus väga halvasti, ei meeldi. Mu 60 € akupank lihtsalt visati prügikasti. Me nüüd Saapuisse. Oh yeah. Ja ma üritan olla YouTuber nagu siin. Ei, lihtsalt iga kord, kui ma olen nagu lennujaamas käinud, siis Saapu on kinni ja täna see oli lahti, nii et ma lahti tee, ma olen väga õnnelik. Lennukile. Oh yeah. See on ju Andre. Ai, võetadki pagasit ära, väga hea siis ju. No võt. Joppas. Appi, ma isegi ei filminud. Me jõudsime vahepeal nüüd Poola ja meil tuli kõigile meilile info, et meie järgmine lend on tühistatud, aga see oli vist mingi error, sest et nüüd tuli meil Keidiga, nii et ikka vist korras. Igatahes me tulime nüüd otsima mingeid snäkke või midagi süüa. Nii et jah, aga praegu oleme duty free shopis. Johandra leidis endale mingi kausikese. Ma ei ole veel süüa leidnud, aga natukene on veel aega õnneks. Me liigume nüüd järgmisele lennule. Ma palsin ühte focaccia võikut, päris hea oli, aga see oli nii suur, et ma ei olnud seda ära lõpetada. Nii et nüüd oli juba aeg teiseks lennuks. Saan oma raamatut edasi lugeda. So far so good, aga nagu midagi ei ole veel juhtunud, nii et ta on selline semi, et mul ei ole seda tunnet veel, et ma pean seda nagu edasi lugema või ma tahan kohe, sest et seal ei ole nagu praegu midagi, aga väga palju kiitsid seda. Ja ma usun, et see võib mind üllatada. Ma sain terve 3. rea ainult endale ja koha. Väga õnnelik. Ma nüüd saan oma raamat edasi lugeda rahus. Helen istub seal barbeki taga, pooledele väga huvitav vestlus selle onuga. Ma siin kuulan neid. It's okay. See on meie hotelli. Sain nüüd toakaarti kätte, 305, nii et vaatame, kus ma leidsin juba. Here we are. Vaatame nüüd toa üle. Vaat selline
peeglikene. See on hommikul. Ma just enne vaatasin, et äkki siin ei ole peeglit, aga võt on selline suur voodi mulle. Telekas. Kus meil on mingi vaade ka, vaata ma näen siit isegi. Käisin vist mingile sellele hoonele, kus ma olen isegi käinud eelmine kord, kui ma siin Brüsselis olin. Ja selline nunnu tulukestega kaunistatud tagaaed. Vaatame vannituba ka. Ma ei tea, mis panin tule ära. Siin on isegi vann. Ja suur peegel. Täitsa, see on vist naise poolt disainitud. Ma saan hästi meiki teha. Saab kõik asjad ära ladustada siia. Aga selline täitsa viisakas koht. Ei ole midagi nuriseda. Ma nüüd sean ennast siin vaikselt sisse ja siis ega meil täna midagi teha ei ole, aga tegelikult kell on suhteliselt hiline ja väga huvitavalt. Siin väga huvitavalt need tuled käisid. Igatahes siis ma kirjutan Johandrale ja lepime siis kokku, mis kell me hommikul söömal lähme. Sest kella 7 oli alates hommikusöök ja me juba 8 peaksime startima hakkama. Seega, ma nüüd pakin oma kohvrikese lahti. Meil on nii palju, mis on vaja pakkida ja siis vahetame juba tujuriietesse. Loeme raamatut ja naudime õhtut. Tere hommikust. Kell on hetkel mingi 7:25. Ma saan kiirelt hammu teha ja siis käime söömas. Uni oli iseenesest väga hea. Aga lihtsalt oli, et me ei saanud seda palju, sest me juba alles mingi 12 saime tuppa isegi hiljem. Mingi poole hääl. Nii et jah. Aga ei, mõnus. Tahaks juba näha, mis hommikuks on kõht suht tühi. Tahaks korralikult kõhu täis süüa. Sest meil minu meelest ei ole väga palju mingeid pause või asju ka, et minna kuhu peale. Et kõik on planeeritud ja kellaaja minek igale poole. Aga ma pean nüüd tikut ära ja siis lähme sööma. Ma pean riidka ära vahetama niimoodi, ma loolikult ju ei lähe. Panin sellise basicu fiti praegu sööma, sest et väga vaat poole tegelikult, mis seal seljas on. Teen endale vahvleid siin praegu. Ai! See on igast munad ja peekonid ja seda, aga ma ei süünud väga. Selline mu hommikusöök nüüd sai. Päris magus, aga that's how I like it. Ja siis minu avastuseks siin oli mangomahli, et ma pidin seda võtma proovimiseks. Pakkisime siin saiakesed kaasa, sest et meil on järgmine söögikord on alles kell 13:30 ja ma tean, et mul läheb vahepeal kõht tühjaks, nii et oleks hea mingi väike snäkk. Lähen sellega niimoodi sinna. Tere! Lähme nüüd alla, ma reast helikiiruse panin ennast valmis, kõik props ootavad juba. Esimene peatus oli meil hädaolukordade reageerimise koordineerimiskeskuses. Tegelevad siis Euroopa Liidu humanitaarabi ja elanikkonnakaitse operatsioonidega. Neil on ööpäevaringselt valvesüsteem, sest et kriisid ju võivad juhtuda iga hetk. Ehk siis see on abi, mida saab riik taodelda kriisi korral. Ja alates selle loomisest 2001. aastal kuni 2025. aasta septembrini on elanikkonnakaitsemehhanismi aktiveeritud rohkem kui 800 olukorras. Ja see keskus ongi justkui vahelüli abi vajava riigi ja teiste riikide suhtluse vahel. Meil see esimene kohtumine sai läbi, see oli siis hädaolukorra keskuse või Euroopa hädaolukorra keskuse teemal, millega nad tegelevad, mis on üleüldine töökord ja asjad seal. Seal on 2 erinevat suunda ja tõesti väga põnev loeng oli, et ma ei ootanud üldse midagi sellist, aga see oli enda jaoks ka hästi mõtlema panev ja silmi avardav. Et näiteks praegu on ju kõige sagedamad kriisid just metsapõlengutega seoses ja selline. Ja tegelikult, et nad ju tegelevad asjadega ka väljaspool Euroopat, et see ei ole ainult Euroopa keskne, vaid et abi pakutakse ka väljaspoole. Et tõesti hästi põnev oli kuulata ja selline tore, et see loeng oli eesti keeles, nii et endal oli ka palju arusaadavam kõik ja mõnus on kuulamine. Ja nüüd me liigumegi juba järgmisesse loengusse edasi. Ma praegu pole õrna aimugi, millest on. Igatahes ta on kuskil teises hoones. Nii et nüüd me jalutame
vaatame. Järgmine peatus oli Euroopa Liidu Nõukogu. Käisime seal suursaadik Küllike Sillaste-Ellinguga, kes on siis Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures. Ja seal kohtumisel tuli selline tore mõttetera välja, et tihtipeale arvatakse, et Euroopa Liit on kuskil kaugel Brüsselis ja meid ei puuduta, meil ei ole sõnaõigust ega me ei saa otsuste langetamisel kaasa rääkida, aga tegelikult ju nii ei ole. Alustades juba sellest, et me näiteks valime ju oma esindajad Euroopa Parlamenti. Ja tegelikult Euroopa Liiduga puutume me iga päev kokku, see on igal pool meie ümber, vaadates koole, ehitisi, teid. Siin on kogu aeg selline korralik tempo peal, et ei ole aega kuskil toppama jääda, vaid kogu programm on sisustatud ja vägagi tihedalt. Seekordsel kohtumisel siis rääkisime Eesti alalistest esindajatest siin Brüsselis. Palju neid on? Tuli vist 80, kui ma ei eksi. Ja et selline basic töökordi, mis siin üldse nagu tehakse, mis on need valdkonnad, millega tegeletakse ja nii edasi. Et selline kiire ja lihtne aru saada ülevaade. Et kuigi ma nagu olen mitu korda juba käinud enam-vähem nagu midagi taipan, mis siin toimub, siis hea kuulamine oli ikkagi juba tuttav koht. Novembris käisime siin, kes mu loogi nägi, teab. Nii et me kohtume taas Parlamendi maja. Or I will check and get back to you. This doesn't land well with the press. Nii mõnus selline roheline chillimisala, kus saab tööd teha ja lihtsalt lepotada. Lõunasöök oli meil kohtumine Kaja Kallase kabinetiülema Vivian Loonelaga. Kas te olete näinud Kaja Kallase kontorivaadet? Bioviisad Kaja Kallas. Hommikul. Nii ilus. Maailm on nii ilus. Kaja Kallasega me kahjuks kohtuda ei saanud, sest et tema oli Indias majanduskokkuleppe kohtumisel. Sellegipoolest oli väga põnev tema kabinetiülema kohtuda. Katsin päevakavas Influencers from Estonia. Peale kohtumisi oli meil pisikene linnatuur. Seega saime sellise pisikese ülevaate Brüsselist kui linnast. Kuna ma novembris käisin Kaisaga ka sellisel pisikesel linnatuuril, siis minul olid juba enamuskohad suhteliselt tuttavad. Aga minu meelest andis nii palju juurde, et kui sa nägid neid kohti uuesti, siis sa nüüd teadsid seda ajalugu nende taga. Näiteks, kas sa teadsid, et see maja oli algselt mõeldud kaubanduskeskusena, nüüd seal on küll aga muusikainstrumentide muuseum ja katusel on seal kohvik. Mul on siiamaani huvitav mõelda sellest, et Brüssel on minu jaoks vähemalt kui poliitika selline metropool kõikide Euroopa Liidu instituutidega. Tegelikult on Brüsseli enda valitsus suhteliselt selline ligadi-logadi, kuna seda poliitikas on päris keeruline seletada, siis kellel huvi võib ise guugeldada, kuidas see nagu, miks see keeruline on seal. Loomulikult pidime käima vaatamas Pissivat poissi, siis pidime paitama mingit kuju, ma ei tea, mis asi see oli täpselt. Jõudsin just hotelli, vahetasin kiirelt ühildad ära ja me lähme nüüd õhtusöögile. Mis mul on reaalselt pea nagu mingi mitu tundi valutanud. Ma ei saa aru, milles see on ja see on selline rõve valu, et ei lähe ära, aga ma ei kujuta ette. Meil on nüüd siin üheskoos õhtune dinner. See on praegu e-roog. Pearoogi uudis, see peaks olema miikala ja ahjukartuli. Tere hommikust. Ma ei rääkidki teiega rohkem. Sellepärast, et ma hakkas õhtul päris hullusti pea valutama, suht peab halb oli olla. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma nagu õhtusöögil juba tundsin, et ma tahaks magada, nii et ma läksin kirjast 20:35 magama ja ma jäingi ja ma ärkasin kell 7. Nii et ja nüüd on juba veits parem olnud. Igatahes praegu olen hommikust sööma. Ma just nägin koridoris ühte poissi, kellega me olime Strasbourgis koos. Nagu 4. punt oli meid. Aga väga huvitav üllatus oli. Ma ei ootanud seda siin näha. Aga jah, praegu lähme nüüd sööma, sest et mul on kõht tühi. Ja tegelikult ma pean nüüd asjad kokku pakkima pärast söömist ja siis ennast ka valmis panema outfitiga. Ja sest et me peame täna check-out juba ka enne, kui me hakkame minema sinna hoonesse. Et jah, aga praegu lähme sööma. Hommikusöök on siin. Tahtsin teile vaadata, et vaadake kui ilus päikesetõus. Mina ja mu kodinad siin. Lähme teeme check-out'i. Liigume nüüd Euroopa Parlamenti.
on kindlasti Euroopa üks tugevamaid armeesid täna. Ja just paljud sellel põhjusel, et meil on päris realistlik tänapäevane sõjapidamise kogemus. Mis ei tähenda seda, et teised seda ei suudaks pidada. Also from the European People's Party, the largest party political group in the European Parliament. I'm very happy also to have a member of parliament who is not from Estonia, because there are 27 different political... You are Estonian, right? I am Estonian. Tuletõrje alarm hakkas tööle, me pidime praegu mingi istungile minema, aga influkud kõik reaksi need piltid saali taustal. Ja see võib edaspidi elus kanda nagu teistele asjadele. No miks mitte nagu, kui oli mingisugune... Et ma olen selle vastu, et piirata noori sotsiaalmeedias. No selge. Aruande nõudlused on siis vähendatud või laiendatud suurettevõtetele. Kuidas seda, kas on siis rohepööre endiselt oluline või siis praegu on ikkagi suund ainult sellele, et Euroopa majandus siis rohkem tõrgutada? Ma ei olegi täna jõudnud peaga eriti rääkida, meil oli päris palju kohtumisi, aga nüüdseks on need läbi, käime hotellist läbi ja siis ongi aktivaarlennukile minna. Võtan ausalt see viimane teema, millest me nüüd rääkisime, keskkond ja mingid selline põllumajandus ja regionaalteemad, need ei ole eriti nagu minu huviorbiidis, ehk siis mul päris kõike ei saanud aru, mis seal toimus, aga ülejäänud teemad olid küll nagu hästi põnev oli kuulata. Ja just näiteks see teema, mis nagu puudutabki sotsiaalmeediat ja selle keelustamist noorte seas, et sai päris nagu huvitavat infot. Ja mis ma teada sain, et kas oli eelmisel nädalal, kui võetis see surrogaat emaduse asi vastu või? Kas eelmisel või üle-eelmisel nädalal igatahes. Nüüd oli võetud siis Euroopa Parlamendiga vastu seadus, et Eestis ja teistes Euroopa riikides on ka surrogaatemadus keelatud. Et võt seda ma ei olnudki kuulnud ja kuskil uudistes ka ei olnud. Minu meelest ma ise ei toetaks sellist nagu seisukohta, et oligi nagu põnev, et mitte kuskil nagu ei olnud mingit uudisenuppe ega midagi selle kohta. Et jaa, või vihma sajab. Mulle muidu vihm meeldib, aga kui ma olen nagu õigesti riides, mitte nagu niimoodi. Meile tuli nüüd eraldi tellitud bussjärgi, ma just vahetasin hotelli koridoris, sest siin ei olnud vist nagu mingit tualetti või midagi. Bonjour! Ui! Meil tulid sellised suured, mitte suured, aga uhked mersubussid järgi. Me oleme nüüd kõik check-inid ja seda läbi teinud ja nüüd meil natukene aega siin lennujaambas, nii et me tulime sinna poodi. Ma tahaks mingit snäkki ja juua ja siis ma tahaks mingit šokolaadi või asja osta kaasa veel perele, sest et meil ei olnud aega eriti, et linnas vaadata niimoodi. Ilus, nagu mulle nii meeldib see keskmine on nii ilus. Täiega arvused. No mul on mingi šoki. Me tulime nüüd Juhandraga sööma, võtsime fish and shitsi, me saime 2 kala lausa. Me lihtsalt näeme välja näljasede vahest, et süda oleks heldaks sellel poisil ja andis meile veits rohkem. Kas see on suhkur või? See on suhkur. Ei ole, ma panin seda amriik. Miks see nii magus? Ma mõtlesin, miks see magusriikas on. Ma panin suhkur. Ei tea seda nime kunagi. Õigesti nime kirjutada. Ma ei tea, kas minul pani ta ka õigesti, pani Maria, aga full managed. Mis sa võtsid endale? See tavalise cappuccino. Klassikaline. On veel siin soovitatud sidruni. Lemon loaf cake ja võtsin sama, siis ma võtsin chocolate chunky ka veel. Jaa. Hanna oli tahetud pagasid võtta, siis ta näitas Juhandra peale, nagu tema pagas oleks ka suur. Run! Ei võetud, jah? Ma arvan, paned mind tanki. Teised ju võivad ja siis Juhanda rääkis minu naisega, siis ütlesid siin okei. See, et kui if I go down, you all go down. See jookseb seal.
Läheme nüüd, sõidame Varssavisse. No nii, me oleme nüüd jõudnud Eestisse. Võtame papud ära. Kuna siin mõned olid nagu väljaspoolt Tallinnat, siis meile pakuti seda võimalust, kuna ühtegi bussi ei lähe, kell on juba mingi 2 öösel, et me saame majutust ja nüüd meid, Pandis ja Merkuuri hotelli, nii et selline on meie tuba. Päris nunju. Ja siis homme on mulle hommikul 9 läheb buss, aga praegu saame magada ja niisama puhata appi, ma olen nii väsinud sellest. Nagu see on vaimselt mega väsitav. Aga samas nii tore, nii et ma olen ülihappy ja väsinud samal ajal. Nii et see on ainult tegelikult luksus ja rõõm. On neid Starbucksi koogikeisi küpsiseid ja siis neid 7 Days'i pitsarolle. Korralik mantsin õhtul, aga hommikul saab õnneks hommikusööki ja kõik selles mõttes on tore ja korraldatud. Ja. Anyways, ma lähen nüüd toitu. Just tulin söömast, praegu pakin kiirelt teised kokku, ega mul midagi väga laiali ei olnud lihtsalt. Mingid sellised pesuasjad ja selline stuff. Hommikusöök oli päris okei. Ma sõin pannukaid, aga mul on rast nüüd selline tunne, et nagu ma ei taha mitu päeva mingeid vahvleid ega pannukaid ega sajakesi näha, sellepärast nagu neid on nagu viimasel 3 päeva jooksul nii palju söödud ja lihtsalt nagu hommikusöögiks, õhtusöögiks, lõunasöögiks. Seega, jah. That's it for me. Ja tahes praegu panen kokku, ma veitsin isegi tegelikult aega. Ma kartsin nagu rohkem, et ma hommikul läheb kiiremaks, sest et ma nagu panin äratuse mingi 7:55. Aga tegelikult on meil väga ilusti aega. Ja ma lähen siit lennujaamast nii peale bussile. Jah, ega mul midagi rohkem ei olegi. Ma nüüd lähen Tartus kohe otsa trenni ja siis on õhtul veel üks trenn ja niimoodi see eluka läheb lihtsalt edasi. Ma mõtlesingi, et äkki ma siis võib-olla siinkohal nagu loogi lõpetan ka ära, sest et mis ma teile näitan, bussisõitu või. Et ma arvan, et hästi magan seal. Ega jah, aga selles mõttes nagu ülitore reis oli. Ma olen jällegi taaskord nii õnnelik, et Euroopa Parlamendi komisjon nagu jälle võtsid mind kaasa, andsid selle võimaluse, usaldasid mind taaskord justkui jagama inimestele teadmisi Euroopa institutsioonide kohta ja tõesti nii vahva punt oli koos, et algus oli küll see, et nagu päris kõiki võib-olla isegi ei teadnud ja oligi, et okei, meil on nagu 14 tükki, et kuidas olema hakkab, aga kõik olid nagu kuidagi ainult enda nagu isiksusega nii palju juurde, oli nagu hästi põnev. Nii et jah, ma loodan, et järgmiste kordadeni nagu nendel reisidel, aga jah, näeme juba järgmises vlogis. Tšau!